täpsustame siin juures ka, et siis me salvestame selle, et kõik osalejad oleksid teadlikud. Teeme nii. Tere, ma loodan, et nüüd kõik, kes tahavad näha, näevad esitlust. Kontrolliks küsin. Sigrid, sina näed? Ja on näha. Kõige olulisem. Ja näeme küll. Näete. Nii. Tere. Loodan, et kõik on siis tulnud sellesse õigesse kohta, kuhu nad tahtsid tulla täna kella 4. Nüüd on kell juba natukene 4 läbi. Ehk siis eesmärk on täna tutvustada sellist õppekava TalTechi Kuressaare kolledžis nagu kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad. Mina olen Piret Lang, seda ettekannet, mis siin nüüd järgneb, ei tee ma üksi, minuga koos teeb ettekannet ka meie kestlike sinimajanduse tehnoloogiate esimese kursuse tudeng Sigrid. Ja see siis praegu sissejuhatuseks vast kõik. Kui kedagi veel huvitab, et kes või mis on programmijuht, siis programmijuhi kohta võiks öelda seda, et programmijuht kas põhikooli või gümnaasiumi vaates sarnaneb siis õppejuhile, ehk siis täidab sarnaseid ülesandeid ja tegelikult natukene ka võib-olla klassijuhataja eest või siis mentori eest, nagu tänapäeva gümnaasiumis öeldakse, et aitab õppijaid ka sellistel teemadel. Aga mina teeks siinkohal veel ka selle ettepaneku, et kui tekivad mingisugused küsimused, siis tegelikult võib kohe küsimuse küsida, ehk siis tehke oma mikrofon lahti ja küsige, või kui ei taha otse küsida, siis kirjutage palun vestlusaknasse oma küsimus ja katsume need siis pärast esitlust ära vastata. Kõigepealt selleks, et rääkida, mis on õppekava kestlikud sinimajanduse tehnoloogia sisu, räägiksin natuke sellest, et mis on sinimajandus. Sinimajanduse sisu võiks siis lühidalt kokku võtta sellise mõttega, et see on mere- ja rannikuressursside jätkusuutlik või siis ka selline sõna nagu kestlik, mis on ka õppekava nimetuse sees, jätkusuutlik või kestlik kasutamine. Sinimajanduse osaks olevatest valdkondadest on, ma usun, kõigile tuttavamad kalandus, vesiviljelus koos kalatööstusega, sadamate ja nende haldamise teema, laevaehitus, rannikuturism, mere alt erinevate maavarade kaevandamine ja meretransport. Kõik need valdkonnad on sellesse majandussektorisse või majandusharusse juba pikaajaliselt panustanud. Sellised teemad, mis siin pildil oleval nõndanimetatud sinimajanduse veetilgal on siis 5 eraldiseisvat teemat, ehk siis mere- ja ranniku ökosüsteemide kaitse temaatika, ookeanienergia või laineenergia kasutus, merevee magestamine, erinevad biotehnoloogiad on siis selle sinimajanduse uuemad ja kiiresti arenevad valdkonnad. Ja kõige selle mõistmiseks ja valdkonda panustamiseks vastava soovi ja võimaluse korral on siis vaja üldteadmisi merest, infrastruktuuridest või siis eesti keeles taristust, merekeskkonna kaitsest, meresäästliku kasutamise võimalustest, merealade planeerimisest, aga ka sellest, kuidas merel turvalisust tagada. Ja kindlasti on väga oluline teada, kes ja kuidas kogub infot või andmeid siis merest ja kus seda infot hoitakse. Kellele see õppekava sobib? Selle õppekava looja ja eestvedaja arvamuse kohaselt võiksid seda õppekava õppimiseks kaaluda sellised inimesed, kes tunnevad päriselt ja siiralt huvi selle vastu, kuidas merel läheb ja kuidas on tema mere tulevik. Ja siis pead olema tegelikult valmis väljakutseteks, mida me täna veel ei näe. Et tihtipeale öeldakse, et tuleb töökoht endale ise luua. Siin valdkonnas on tegelikult mõnes mõttes samamoodi.
et on palju töökohti kindlasti, mida me täna veel ei oska üldse ette näha. Ja pead samamoodi siis ka aktsepteerima, et õppekavaga antakse kõige selle eelneva täitmiseks põhi alla, suhteliselt lai põhi alla, aga spetsialiseerumiseks on vaja kindlasti edasi õppida ja selleks siis oskama vastu võtta infot ja analüüsida infot, et selle kiire edasiminekuga siin merendusvaldkonnas ja sinimajanduses siis kursis olla. Et kindlasti on palju teemasid, mida me täna veel ei oskagi ette näha, aga võib-olla peaksime juba ennetama. Ja kõigest sellest eelnevast tulenevalt siis õppekava tähelepanu punktid on siis mereressursside jätkusuutlik kasutus, et kuidas kasutada merd ja selle ressursse niimoodi, et neid jaguks nii meile kui ka tulevastele põlvedele. Tõenäoliselt on meil selleks vaja nii tutvuda olemasolevate tehnoloogiatega kui ka luua enneolematuid või uusi tehnoloogiaid, teada, kuidas meie tegevus mõjutab keskkonda ja mismoodi selle kõigega on seotud ka veel selline mõiste nagu ringmajandus. Eesmärgiks on siis õppekavas ikkagi omandada praktilisi oskusi ja kindlasti peaks õppija olema ise ka ettevõtlik. Õppekava ise. Õppekava nimetus siis kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad. Sellel õppekaval õppides on võimalik koguda 180 EAP-d, mis on siis, mis jaguneb omakorda 3 aastale ehk 6 semestrile. Ja see üks EAP eeldab igalt õppijalt siis 26 tundi tööd. See tähendab, et tegelikult on päris palju nii õppetööd kui ka iseseisvat õppetööd. Ja samuti eeldame, et leitakse praktikakoht ja läbitakse ka praktika, et võib-olla Sigrid pärast kommenteerib, aga praktikat eeldame, et saab läbi viia nii vastavas valdkonnas tegutsevas ettevõttes, mõnes sinimajanduse valdkonnas tegutsevas ettevõttes kui ka mõnes riigi või teadusasutuses. Õppekava ise koosneb lähtuvalt kõrgharidusstandardist ja TalTechi õigusaktidest 5 moodulist. Selle õppekava sisusse ehk kohustuslike valikainete nimekirja vaatame sisse järgnevatel slaididel, aga kohustuslikud ained on siis need, mis tuleb kindlasti õppekäigus läbida. Valikained on need, mille hulgast valid vastavalt enda huvidele. Kõigepealt siis üldõppe moodul. Selle eesmärk on luua eeldused erialaainete mõistmiseks, arendada oskust, tunda ära valdkondade vahelisi seoseid. Üldõppe moodulis on kohustuslikke aineid 15 EAP eest. Seal saate kindlasti teada, kuidas teha teadustööd, kuidas toimub erinevate arendusprojektide, mis on sealhulgas ka siis teadustööks vajalikud, rahastamine. Kuid kõige enne vaadatakse üle õppijate digipädevused ja täiendatakse neid vajadusel. Moodulis on ka veel valikained nagu akadeemiline inglise keel, mis aitab siis toetada teadustekstide mõistmist ja loomist. Majanduse alused ehk siis kui majandus kui selline on veidi keeruline teema veel, et siis avatakse seda täiendavalt. Ja kindlasti on valikaine ka töösuhted ja töökeskkond, kus räägitakse siis tööõigusest, võlaõigusest ja muust vajalikust töötajale ja tööandjale. Sigrid, kas sa tahad midagi kommenteerida seoses ainega digipädevused, mis on juba toimunud? Ja ma võin lisada, et see selles mõttes, see on nüüd esimene pool, meil hiljem tuleb veel paar programmi asja, mida me peame selgeks õppima, aga siin aines oli väga hästi näha, kuidas
erinevatest koolidest, erinevatelt erialadelt inimesed tulevad erinevate teadmistega, ehk siis mõni ei ole kasutanud Excelit andmetöötluseks, mõni pole kasutanud teatud portaale asjade otsimiseks. Ehk siis me läbisime selles aines kõik sellised esmatarbeks vajaminevad süsteemid. Ja akadeemilist inglise keelt, seda ainet sa valisid ka? Õige, ja ma võtsin akadeemilist inglise keelt ja majanduse aluseid ka. Akadeemiline inglise keel meile, kes me võtsime selle, meile väga meeldis, andis väga palju teadmisi ja õpetaja oli ülitäpne ja ülitore. Õpetas meile lugema teaduslikke tekste. Hästi raske oli alguses, võtsid esimese teksti ette, siis pidid põhimõtteliselt üle poole sõnadest tõlkima enda jaoks, sest igapäevases inglise keeles sa ei kasuta samu väljendeid nagu teadustöödes. Ja kindlasti see andis endale ka lõputöö kirjutamiseks teadmisi juurde ja sealt saab edasi lugeda ja arendada, et see on ainult nagu sissejuhatuseks. Või lühike, ta ei olnud väga suure ainepunkti kogusega aine. Ja majanduse alused mina väga palju kommenteerida ei saa, sest mul oli ennem see läbitud ja ma kandsin osaliselt üle ja tegin teatud töid ainult selles aines. Olgu, aitäh! Liigume siis korraks ka põhiõppemoodulisse. Seal on kohustuslikke aineid 45 EAP eest. Kokku on muidugi seal ka jälle valikaineid juures, vabandust, telefon helistas vahepeal. Lisaks nendele õppeainetele, mis siin slaidil nimetatud on, mis te näete, on päris palju nüüd juba sellesama keskkonnakaitse ja keskkonnateemaga seotud, vähemalt nimetuse järgi, et Sigrid võib-olla pärast kommenteerib, kas ka sisu järgi. Aga lisaks on siin siis valikainetes võimalik valida rohelise ja jätkusuutliku ettevõtluse ainet, käed ja 3D projekteerimist ja tegelikult on ka selline õppeaine selles moodulis nagu kliimamuutused. Et tegelikult on valik siin päris lai. Ja samamoodi siis need tumedamas kirjas ained on need, mida on juba siis korra sellel õppekaval õppijad läbinud, et Sigrid, tahad sa ühte või mõnda kommenteerida? Kas siin on mõni peidus ka, mida siin ei ole? Meil oli päris palju õppeaineid see aasta, suhteliselt tihe oli see teine pool eriti. Keskkonnafüüsika ja keskkonnakeemia kõlavad võib-olla hirmutavalt, et peab isegi mõne jaoks, kes on varasemalt kooli lõpetanud, mitte nüüd vahetult tulnud koolist. Tegelikult ei ole hullu, saab kõik selgeks. Õpetaja on hästi asjalik, kes õpetab nii gümnaasiumile kui ka siis täiskasvanutele väga hästi. Meie kõik saime oma ained läbi, hoolimata sellest, kes käis 20 aastat tagasi koolis, kes käis 2 aastat tagasi koolis. Siis meil keskkonnamatemaatika oli kindlasti üks selline, kus me õppisime väga palju juurde. Peab olema loogikat või siis oskust kasutada teatud abisüsteeme selleks, et lahendada ülesandeid, lahendada statistilist poolt. Keskkonnamatematikas me kasutasime siis erinevaid matemaatilisi lahendusi keskkonnaprobleemide hindamiseks. See aine läheb edasi sisuliselt selle analüüsi ja statistilise poolega meil nüüd järgmisel aastal. Keskkonnakaitse ja säästev areng oli vist meie õpilaste seas eelmine aasta lemmikaine. Või eelmine pool aasta, selles mõttes eelmine sessioon. Ja mõjude tehnilist metoodikat me praegu teeme veel viimaseid jõupingutusi seal aines. Ma pärast räägin ka meie kogemustest. Seal aines oli meil praktikat ka piisavalt palju, kus siis panna kokku need teoreetilised teadmised, mis me õppisime praktilise sisuga, mida me nüüd siis ainetöös teeme. Vist ei jätnud kedagi vahele? Ei jätnud.
Võite edasi minna. Aitäh. Jõudsin eriõppe või peaeriala mooduli juurde. Siin on siis slaidil jälle kohustuslikud ained ja valikainete hulgas on siin siis näiteks vee- ja toidutoodete mikrobioloogia, toidutoodete ohutus, teenuse disain, rannikuturism. Antakse ülevaade ka ühes õppeaines rohepöördest meretranspordis. Et neid õppeaineid on siin mõnevõrra vähem läbitud kui eelmise mooduli omasid. Sigrid, kuidas tundub? Kas ta annab baasteadmisi merekeskkonna materjali ja energiatehnoloogiatest, vähemalt nii selles ulatuses, mis on proovitud ja läbitud? Minul oli merekeskkonna aines oli selline olukord, kus ma lähtuvalt sellest, millega ma eelnevalt tegelesin, siis meil kippus õppejõuga tihtipeale dialoogiks minema, et arutada nende liikide ja soorsuse ja asja üle. Annab, ma ootan juba seda merekeskkonna tehnoloogiaid 2, sest seal on meil rohkem, ma saan aru, vesiviljelusest ja kõigest sellest. Esimene oli hästi tehniline, mis kirjeldas meres kasutatavaid seadeid ja kuidas neid kasutada, kuidas nendest kasu saada ja mis nendega tehakse. Õppekava ise oli huvitav, sest erinevad inimesed rääkisid lähtuvalt nende siis sisust ja võib-olla kõige mahukam meie hinnangul ongi see roheenergeetikas inimajanduses. Mitte, et ma ei ütleks, et meie see mõjude aine eelmisel slaidil oleks vähem mahukas, aga roheenergeetika oli võib-olla kõige siuksem nagu akadeemilisemas võtmes, et me tegime ikkagist iga aine tunni kohta ka töö. Kas siis uurisime mingit tööd, tegime intervjuu, et meil oli kõigi sisu kohta oli töö ja see lõppes ka eksamiga, mis oli oodatust lihtsam. Me olime valmis, et me kukume laua taga ümber, aga muud ained vist siin, mis tulevad, siin on väga palju valikained, et selles peaerialades saab nagu rohkem juba valida seda ka, mis sind ennast huvitab. Et minul on konkreetselt ühed huvid, meil siin kursusel on teisi, kellel on teised huvid, kes tahab energeetikat rohkem, et kindlasti seal tuleb erisusi. Ja ma ise olen teinud siit veel ühe aine ära, selle säästliku materjali tehnoloogia, mis minu jaoks oli väga huvitav, sest see kajastas nagu kõikide materjalide kasutamist, mitte ainult meres, vaid igal pool. Ja see andis hästi palju teadmisi juurde, et ma kasutasin võimalust ja tegin selle natukene varem ära. Aitäh, liigume siis järgmise slaidi juurde, mis vist võtabki juba natukene kokku asja, seda õpet kui sellist, et pealkiri on siin loengud ja praktikumid. Aga see, millest ma siin rääkida tahtsin, oli see, et tegelikult õpe toimub meil sessioonõppena igal semestril ehk siis igal poolaastal on siis 4 õppesessiooni, kus nädal aega ollakse siis kohapeal, osaletakse loengutes, praktikumides, seminarides ja ülejäänud aja tehakse siis tegelikult päris palju iseseisvat tööd. Osa õppetööst toimub ka üle veebi, ma saan aru, et Sigrid, sul ka juba nendest, mis sa juurde oled võtnud ainetest, osa need toimuvad üle veebi ja nüüd järgmisel semestril ka nüüd tuleb üks aine üle veebi, see vist on seesama, mida sa juba tegid. Aga... Ei, see oli see sissejuhatus ringmajandus, see on see, mis on järgmine semester, aga ma tegin mõlemat, ühte tegin veebist, teist tegin Tallinnas koha peal. Selge. Aga eesmärk siis on osaleda päriselt eksisteerivate väljakutsete lahendamisel. Selles õppetöös on see siis eesmärgiks ja loodetavasti siis ka ise arendatakse tooteid, teostatakse mereseiret. Siin on meil siis üks pilt ühest meie laborist, mis on biotoorme väärindamise labor.
Seal saabki siis tegeleda sellesama tootearendusega, teostada erinevaid mikrobioloogilisi ja keemilisi katseid, just sellesama siis toote arendamise analüüsi jaoks ja katsendada ka erinevaid säästlikke lahendusi. Tundub, et jõudsin tuleviku karjäärivõimaluste juurde. Et see põletav küsimus, et kes minust saab, kui mina olen õppekava lõpetanud. Ma loodan, et natukene mõne mõtte olete siit juba üles korjanud sellest eelnevast jutust. Et tegelikult neid võimalusi on erinevaid, aga näiteks võid töötada vesiviljelusega seotud ettevõttes, kus sa siis kas lood ja või kasutad uusi tehnoloogiaid, saad anda oma panuse tegelikult ka rohelise või siis sinise energia kaudu, sest energiavajadus ühiskonnas ei kao lähitulevikus kindlasti kuskile, aga säästlik tuleb ikkagi edasi olla. Saad olla ettevõtja ise või mõne ettevõtte projektijuht või leiad hoopis oma tuleviku kuskil teadusvaldkonnas, kus sa õpid ja arendad edasi mõnda teemat, mille sa siin selles õppes enda jaoks avastasid. Ja nüüd niimoodi äkitsi ma annaks Sigridile pikemalt sõna ja paluks tal rääkida, et mis siis siin vahepeal toimunud on selle õppe käigus. Ma natukene veel kommenteerin seda eelmist slaidi ka, et need õppesuunad on, ma arvan, et ükstaspuha, kelle käest sa küsid, mis asi on sinimajandus, siis sinna alla läheb nii palju asju, et siin seesama rannikuturism on selline, mis tegelikult läheb sinna alla, seda meil ka on kuskil üks aine vähemalt oli selle teemal, siis erinevate toodete arendus- ja müügitiimis võid olla, et kui sa seda sinimajanduse tausta natuke paremini juba valdad ja aru saad, siis on tegelikult lihtne seda päris paljudesse ettevõtetesse nagu kasutusele sisse viia. Kõik sadamad on tegelikult kaudselt sinimajandajad, laevafirmad, kes transpordivad, kõik on sinimajandajad tegelikult. Aga Piret ennem siin hõikas, võid edasi panna sinna minu slaidi peale. Piret siin enne hõikas mu nime ka, et mina olen siis Sigrid ja olen siis meie esimese kursuse tudeng Kuressaare kolledžis. Ei õpi esimest korda, teen teist haridust, olen juba paarkümmend aastat tagasi kooli lõpetanud, algselt keskkooli ja tulin siis kestlikke sinimajanduse tehnoloogiaid õppima seetõttu, et ma olen nagu mõned aastad seotud olnud mereturismi ja sukeldumisega. Töötan sukeldumisinstruktorina ja tundsin, et tahaksin süveneda rohkem sellesse, kuidas siis oma teadmiste ja kogemustega panustada keskkonnasäästlikumasse sinimajandusse, sest et praegusel hetkel minu vaates toimub väga suur raiskamine, mis puudutab ka meremajandamist. Minu jaoks siis on esimene õppeaasta olnud üsna sisukas ja mitmekesine, vahest igav, vahest tore, sõltub ainest. Eelnevalt siin mainitud digipädevuses läbisime väga palju selliseid asju, mida ma 20 aastat kasutanud olen, siis oli osades tundides igav, aga õpetaja sai sellest aru ka ja sain siis mulle midagi muud toredat teha, või siis lasi mul ära teha mõne töö ette, et ei pidanud kuulama otsast lõpuni. Aga sain ka sealt nippe, mis endal kasutuses ei olnud. Ja siis teistest ainetest meil oli siis üks suur ülesanne siin kevade sessioonil keskkonnamõjude eelhinnangut koostada ühele Saaremaal olevale laiule, kus siis plaanitakse taastada vanasid rajatisi. Uurisime, me nüüd lõpetame selle töö kirjutamist siin viimased paar päeva veel ja uurisime siis, kuidas on võimalik, et nad oma ehitustegevuse või edaspidise kasutamisega keskkonna siis mõjusid avaldavad. Ja sellega seoses oligi huvitav näha, et kuidas see, mis me teoorias ennem õppisime vastavalt reeglitele keskkonna, meil oli kõigepealt oli keskkonnaaine oli esimene poolaasta ka ja nüüd siis oli see mõjude aine, mille raames me seda teeme. Et kuidas nad omavahel põimuvad ja kuidas sa tegelikult kasutada võid. Kellele see huvitav on, kellele mitte, see sõltub ilmselt sellest, mis kogemus on
paberimajanduse ja kirjutamisega. Nagu Piret ennem siin näitas ka pilti meie laboritöödest, siis kuna meie keemia ja füüsika toimub laboris, siis me saime tegelikult igal sessioonil täita ka mingit praktilist ülesannet. Toon näiteks, et seesama laiul käik päädis sellega, et me võtsime sealt siis hiljem saime teada, et mitte, kuna me teadustööde aluseid veel ei ole õppinud, siis me ei teadnud, kuidas käib proovide võtmine ja võtsime nad valesti, aga analüüsisime neid siis enda jaoks ikka. Tegime siis mullanalüüsi, et millest ta koosneb ja kuidas tema happelisus on. Saime selliseid proove teha ja eelnevalt oleme ka merevett kuivatanud ja vaadanud siis, kuidas soolsus erinevatest asukohtadest võetud veeproovides on. Teoorias siis õppisime seal palju rohkemat veel atmosfääri andmeid ja kõiki. Siis me käisime kevadel oma grupiga siis tuuleparkide hooldusõppekeskuses, oli selle ametlik nimetus vist, kui ma ei mäletan, kus siis hakatakse koolitama ronijaid, kes siis hooldajad peavad hakkama suuri tuuleparke hooldama. Et see on siis meie juures siin ainulaadne koht, et saab ka Saaremaal seda teha. Ja see pani mõtlema, et tegelikult ka oskus, ka erinevad oskused on siin majanduses väga vajalikud, et väga hea on teada, et muid oskuseid ka arendatakse, et mitte ainult teadus ja mõtlemis ja muid selliseid vajalikke. Ja minu jaoks oli siis põhipunkti või siis kirstordil, ei, tegelikult ma võtan ennem selle matemaatika, mis tundus hirmus ruudus, kuna koolis sai õpitud statistikat ikkagist 15 aastat tagasi. Ja tegelikult ei olnud hull. Meil oli siuke abimatemaatikaõpe ka, mille me saime võtta, kus siis tuletati meelde, mida koolis õppisid. See tuli üsna kergelt meelde, sellepärast et õppejõud oli väga hea ja oskas seletada isegi oluliselt paremini kui keskkoolis olev matemaatikaõpetaja. Ma loodan, et ei näe kunagi seda. Ja selle kõrvalt oli siis seda põhimatemaatikat, keskkonnamatematikat ka lihtsam teha. Et meil see kõrvalõpe oli ja tuli küll kõik meelde. Ja siis minu see tipphetk, millest ma hakkasin rääkima, oli siis meie praktikum, kellele kuidas meeldis. Mina olen see inimene, kellel meeldib käed külge panna, mitte ainult istuda laua taga ja kirjutada. Seetõttu mulle väga meeldis just see pool, et me kuulasime seal praktilisi näiteid inimestelt, kes reaalselt teevad tööd või siis õpetavad või siis teevad teadustööd. Saime info 1,5 päevaga kätte. Jätkame seda sügisel, sest see tuleb meretehnoloogiate aines, läheb edasi. Ja panime siis, õigemini püüdsime panna teisel praktikumi päeval kokku vetikasumpa. Siin pildil siis ülemisel on näha seda vetikasumpa. Kui me selle valmis saime ja vette panime, mis toimus küll 2 nädalat hiljem, sellepärast et kahjuks tehnoloogilised, materiaalsed ja planeeritud kokkupanemise meetodid ei läinud kokku nii hästi, kui me oleksime tahtnud, et saaks selle 1 päevaga valmis. Ja käisime tegema siis, kes said veel lisapäeva ja panime selle kokku ning viisime ka vette, et siis saab kasutusele võtta. Ja kokkuvõttes siis see aasta on olnud väga innustav. Nagu Piret enne mainis, on ka praktika hästi oluline. Tegelikult praktika kohta leida, ma arvan, ei tohiks olla keeruline. See sõltub, mis ained sa seod oma praktika kohaga, sest meil tuleb mereturismi, meil tuleb järgmisel aastal, vist oli teadustöö alused ka järgmine aasta, ma peast täpselt ei mäleta, praegu natukene on segadus endal. Ja meil tuleb seal ka, meil on juba olnud need füüsikad, keemiad, ehk siis võib-olla saad kuskile laboriainetesse minna. Samamoodi saab teha praktikat võimalike keskkonnamõjude hindamises. TalTechil on hea selline keskkond, kus praktikakohti pakutakse. Sinimajandus on seal küll veel vähe esinev, ilmselt ettevõtted ei ole avastanud, et me teeme tööd. Kalakasvandustes on võimalik praktikat teha, saab kindlasti uurida neid nii Saaremaal kui ka mujal. Ja mina loodan siis, et
et mu oskused ja siis teadmised, mis ma saan sellest, on siis kasulikud sinimajanduse tuleviku jaoks, et loodan, et ka minul on selles valdkonnas kindel koht. Mina küll kiirustasin hoolimata siin kirjas olevat neljandast sessioonist või neljandast poolaastast oodatakse siis praktikale minekut ja otsustasin, et teen selle see aasta ära. Ma ei tea, üks praktiline näide veel, kuna meil keskkonnatunnis oli vaja ka teha midagi toredat, siis me tegime oma õpilastega, tegime lauamängu valmis, mis on keskkonnaküsimustega, et loodame, et see ka kunagi saab nii kaugele, et läheb laiemale ringile tarbimiseks. Et võib-olla tootearenduses kuidagi saab seda edasi arendada? Jah, võiks kuskilt selle finantseeringu sinna taha saada, siis võiks igasuguseid asju edasi arendada, et see siukse, praegu ta toimib 85%, et saaks selle 15 veel täis kuidagi, siis oleks hea, aga ta ilmselt ei ole hinna järgi selline, mis väga leviks. Et peab natukene mõtlema, kuidas seda materjali lahendada, sest meil eesmärk oli teha ta kestlikest materjalidest, mitte kasutada juurde toodetud plasti või midagi muud, et kõik on looduslikust või siis taaskasutatud materjalist. Ma ei tea, kui on küsimusi veel, siis ma oskan võib-olla vastata, et hetkel mul rohkem häid ideid ei tule. Need mullaproovid on muide sealt laiu pealt, ma tegin nendest 2 täpselt pilti. Väga hea. Ma ei tea, koosolekul osalejad, kas kellelgi on küsimusi Sigridile, mulle? Tegelikult mõned slaidid on veel, mis räägivad meie õppevormist, mis on siis sessioonõpe. Ainult kord kuus saame reaalselt kokku esmaspäevast reedeni, ülejäänud aja tuleb iseseisvat tööd teha. Ja siin on välja toodud ka, ma näen, et tuli üks küsimus. Piret, vastan sellele äkki ise. Ja, et kas ma loen selle ette või sa loed ise ette küsimuse? Küsimus oli see, et mitu protsenti õppest on pähetuupimist ja mitu protsenti loogilist mõtlemist. See sõltub ainest pigem. Roheenergias oli hästi palju loogilist mõtlemist, hästi palju siukseid, me tegime uurimustööd, missugust roheenergiat kasutatakse, kui palju see kasu on. Otsisime infot hindade osas, millal nad kõiguvad, kuidas nad muutuvad lähtuvalt ilmast ja päiksest ja kõigest. Füüsikas võib-olla pidi rohkem õppima asju selgeks, mitte pähe. Meil ei olnud niisuguseid valemeid asju vaja seal kajastada, aga kontrolltöödes oli ikkagist vaja meeles pidada ja võis kasutada ka teatud materjale. Keskkonnas kõik on loogilise mõtlemise peal pigem. Siis mis ained meil veel olid, matemaatikasse tegelikult ikkagist peab teadma valemeid. Neid ma õppisin selgeks. Ja ülejäänud ained vist meretehnoloogia oli selline, kus me tegime ka mingid arvutuskäike läbi, aga kasutasime selleks vahendeid, mitte ei õppinud pähe. Et sellist nagu sa pead loogikat või oma siukest teadmist, mul jäi enne mainimata ka, et kui meil tunnis oli endal huvi millegi muu kohta selles sama aine valdkonnas, siis me alati küsisime ja see õppejõud võttis nagu arvesse seda, mis meid huvitab ja tõi selle järgmisesse tundi sisse, et selles mõttes ei ole siukest pähetuupimist, ma ei tea, protsentuaalselt võib-olla 10%, 15% tuubid pähe midagi, et ülejäänud on kõik ikkagist reaalne nagu info võib-olla läbitöötamine enda jaoks, et teha järeldusi. Ja tudengite mõjutus, ma ei tea, kuidas järgmine aasta on. Seal on praegu vist neid üks väike pisikene ühiselamu pind on, kus kohad on suhteliselt täis nendest, kes on varasemalt pannud ennast juba kirja. Meie siis nendega, kes siin mujalt tulime, meil oli pooled on Saaremaalt, pooled on mujalt. Me rentisime niisuguseid kortereid, kus oli mitmele võimalik rentida, et see tuli circa siuke paarkümmend eurot öö hinnaga. Ma loodan, et ma vastasin su küsimustele. Ma loodan ka, et vastati. Nii. Ja vastati. Anti Pöial, Pöidlaga märku.
Sessioonõpe oli siin slaidi peal välja toodud see, et sügissemestril 2025 on meil siis juba ka ette nähtud need või ette teada õppenädalad. Ja tegelikult siis rõhutaks seda sessioonõppe paindlikkust, et saab ka siis õpinguid töö või muu tegevusega ühildada. Ei tea, õppenädalad vist on suhteliselt intensiivsed, Sigrid, eks, et tegelikult päris tihti olete päris pikalt loengus praktikumis seminaril. Kevad oli päris intensiivne, sügis oli veidi lihtsam, aga ma vaatasin, et järgmine aasta on natukene teised ained, mis meil siin ühisained on, et ilmselt alustajal on ka, aga no see ei ole hull, saab täiesti hakkama ja tuleb lihtsalt mitte sessiooni ajal teha neid kodutöid nagu viimasel hetkel, vaid ikkagist eelnevalt, siis on täiesti talutav see, võib-olla see päris igale vaba aja üritusele, mis veel koolis korraldatakse, ei jaksa minna, kui sul on eelnevalt mingit füüsikat või keemiat olnud terve päev, aga ülejäänud ained on ikkagi sellised, et see koormus nüüd nii hull ei ole. Kodutöid tuleb teha õigel ajal, siis on kõik hästi. No sellepärast mina ka natuke rõhutasin seda, et kui palju tegelikult selle ühe EAP eest arvatakse, et on ikkagi vaja tööd teha, et siis saab ise väga paindlikult ju valida, et millal sa selle aja võtad omale. Ma lisan, Piret, sulle siia juurde, et vaata see 26 tundi, see tegelikult see üks EAP, see on koos, aga see on selles mõttes ka, et mõni mõtleb, et issand, ma pean siis, tegelikult kui võtad need tunnid kokku, palju sul 30 korda 26 tundi on, et see on nagu töönädal täiesti, nagu kaiksidki 4 töönädalat. Aga siis peab arvestama, et tegelikult need õppetunnid, mis sa koolis teed, need on ka selle hulgas, et sul ei ole päris nii, et sa õpid ise veel eraldi nagu nii palju. See hästi sõltub materjalist ja õppekavast, mis maht on kodus ja mis maht on koolis, et sisuliselt ei ole lihtne, aga ei ole ka hull. Kõik said hakkama, meil vähemalt. Selle slaidi peal on välja toodud siis uuesti ka õppekoormus ja akadeemiline kalender. See on täiesti kodulehelt avalikult kättesaadav info, et seda võib-olla siin üle rääkima ei hakka. Räägime siis sisseastumisest ja tähtaegadest, et tegelikult veel aega on. Vastuvõtuavaldusi saab esitada siis SAIS-is kuni 3. juulini kella 12-ni ja siis nüüd hariduse nõuded sisseastujale on see, et peab olema olemas keskharidus. Loodame, et siis see küsitud tuupimine on põhikoolis ja gümnaasiumis ära toimunud. Et nüüd saame siis seda loogilist mõtlemist arendada ja lisada sinna mõningaid teadmisi. Ja mis puutub hariduse nõuetesse veel, on niimoodi, et eeldame, et matemaatikaeksami tulemus on vähemalt 35 punkti ja eesti keele tulemus vähemalt 35 punkti. Ja õppekoha tagab juba tulemus matemaatika vähemalt 50 ja eesti keel vähemalt 50 punkti. Ehk selle vähemalt 35 punktiga oled sa kandideerijate nimekirjas, aga kui sul on juba 50 punkti olemas või rohkem, siis sa tegelikult oled vastuvõetav juba erialale. Sigrid, kas ma seda piisavalt seletasin või peaks midagi veel? Ma võib-olla lisaks siia juurde veel, kuna see salvestus on ka ja äkki see läheb rohkem liikvele, et tegelikult kui sul ei ole neid tulemusi või sa oled lõpetanud varem ja sinu tulemused arvestatakse teistsuguse koefitsiendiga, nagu minuga oli, siis sul on võimalik teha TalTechis matemaatikaeksam, mis ei ole nii õudne kui keskkooli lõpueksam, ehk siis tasub minna tegema ja sealt saad ilmselt isegi paremad punktid kui oma keskkooli eksamilt. Sõltub ilmselt aastast, sõltub sellest, kuidas nad on ette valmistanud, aga kui sul on nüüd see, et sa saad 35 punkti ühes ja teises on 50 ja tahad kindel olla, et said sisse, siis võimalusel mine tee TalTechis lisaeksam ära, et tõsta oma neid punkte, et oleksid kindlasti sisse saanud.
Nii, ja siia siis slaidi peale veel siis kontaktinfo, et kestlike sinimajanduse tehnoloogiate õppekaval saab õppida TalTechi Kuressaare kolledžis. Siin on meile koduleht välja toodud, on toodud ka õppekonsultandi ja programmijuhi andmed, et loodan, et saite seda, mille pärast te täna siia tulite, kuulsite nii mõndagi uut ja huvitavat või saite kinnitust vanadele teadmistele. Kas kellelgi praegu vahepeal on tekkinud veel küsimusi juurde? Tundub, et vist mitte. Et aitäh siis kuulamast ja loodame kohtuda. Ja Levil on küsimus. Kuuleme. Kas ta saab Sa oled vist mute'itud. Küsimust ei ole, see on lihtsalt head aega. Okei. Head aega.